Nii. Kõigepealt ma tutvustan teile siis meie teadmusbaasi, kes ei ole teadlikud, siis e-kooli help-lehelt ehk help.e3.eu on võimalik leida erinevaid juhendeid erinevate meie moodulite kohta ja mina ja Karen pidevalt uuendame neid. Ja kui me kuuleme teilt, et tagasisidet, et midagi võiks paremaks teha, siis see on kõik teretulnud ja vastavalt sellele teeme ka siis muudatusi. Kui aga mingi teemad ei ole teie jaoks piisavalt lahti seletatud, siis saab alati ühendust võtta meiega kontakt.e3.eu kaudu. Andmete ülevaatamine, nagu te teate, siis e-koolis on muudatused toimunud seoses turvalisusega ja seoses sellega palume teil kõigil kinnitada e-posti aadressid. Need, kes on uued e-kooli kasutajad, nendel on automaatselt e-koolis siis e-posti aadress ära kinnitatud. Soovitame ka ära kinnitada telefoninumbrid, seda sel juhul, et kasutusele tuleb kaheastmeline autentimine, mis siis on ühendatud esialgu siis e-posti aadressi ja telefoninumbriga ning need, kes ei soovi kasutada siis just e-posti ja telefoninumbrit, on võimalik kasutusele võtta siis kaheastmeline autentimise rakendus. See on siis kättesaadav, kui minna oma profiili lehele parool ja turvalisus ning leida siis selline kastikene sealt kaheastmelise autentimise kohta. Võimalikud rakendused näiteks võivad olla Google Authenticator ja iPhone'idel on see sisse juba ehitatud. Kuidas e-kool töötab? Igal koolil on oma e-kooli süsteem, mille peamisteks mooduliteks on õppeaasta, õppekava ja klassifikaatorid. Kui kool hakkab e-kooli kasutama, siis tuleb üles ehitada õppekava ja klassifikaatorid. Neid iga-aastaselt muutma ei pea, kuid võib alati kohandada vastavalt vajadustele. Meie täna vaatame läbi täpsemalt selle osa, mis on siis selles punase kujundi sees, et millised tegevused on just seotud nende erinevate ruudukestega. Siin on niisugune nimekiri erinevatest tegevustest, mida tuleks siis aasta alguses ära teha, et tuleks üle vaadata siis erinevad aruanded, õppeaasta tegevused seoses õpilastega, päevikud ja ka uued personaliliikmed siis. Kui me nüüd hakkamegi aruandeid vaatama, siis ma läheks ise e-kooliga sisse ja näitaks teile neid erinevaid aruandeid. Et esimese asjana oleks üle vaja vaadata puudumised. Seda saab teha ka klassi juhataja, kellel siis oleks siin nähtaval ainult oma klass. Ma küsin, kõik näevad ikka ilusti minu e-kooli. Jah, väga hea. Et seda saab teha ka klassi juhataja, aga võib teha ka administraator. Et see on enda kokkulepetel, et kuidas kool otsustab, kes seda teeb. Praegu hetkel peab veel neid puudumisi kopeerima ja endale kuskile tabelisse panema. Seoses sellega, et me tahame, et õppeaasta sujuks teil lihtsamalt, oleme me juba arenduse välja mõelnud, et saaks kiiremas korras kõik need andmed endale alla laadida. Järgmisena oleks hinnete statistika, mis hetkel on ka kopeerimise võimalusega ainult. Et samamoodi tuleks kõik kopeerida. Ma korra vaatan, kas meil äkki siin koolis on kuskil üks teine näide. Tore, leidsin. Kui on kollaselt ära märgitud, siis on teema selles, et hinneteskeemil ei ole ära märgitud keskmishinnet ja selles osas või keskmise arvutus, et see on ka siin ilusti välja toodud e-kooli poolt. Selleks siis tasuks minna klassifikaatoritesse ja hinneteskeemi ning üles otsida siis see kood, mis seal on, et praeguse seisuga on see KH, ta on meil kujundava hindamisel, et saate ise vaadata, et kas see on vajalik teil keskmises arvutuses, mitte praegu hetkel on siin meil niisugune näide, et sellel ei ole lisatud siis keskmise arvutust ja seda saab lihtsalt teha
vaadates muuda, linnuke sisse ja saab selle keskmise siia juurde lisada. Hinnetega statistikal samamoodi saab siis seda teha klassijuhataja või siis administraator. Järgmisena oleks kokkuvõtvate hinnete all siis puudulikud hinded. Siin saab jällegi ülevaate kõigis koolis puudulikest hinnetest. Kui ma lähen siia, siis on siin näha õpilased, kellel on kõvasti rohkem puudulikke hindeid. Ja vaadatakse siis kõiki nende kõrgemaid hindeid, ehk siis poolaasta, kursuse või perioodi või aasta hindeid siis. Ja samamoodi on siin ära märgitud, et minul ei ole käitumise hoolsuse puhul määratud siis keskmise hinde ülempiiri. Samamoodi seda saab teha siis hinnete skeemi alt. Järgmisena oleks klassi kokkuvõtted, mida tuleks salvestada. Näiteks paneme siit 12 klassi terve aasta. Siis siit saab täieliku ülevaate kogu klassist. Kõiki tema hinnete eest, puuduvates hinnetes, kõik iseseisvad tööhinded on kõik siin välja toodud. Siin on prindi võimalus, et kui prindi peale vajuta, siis on võimalik siis salvestada PDF-i või siis printida täielikult välja. Klassi kokkuvõtte peaks tegema klassijuhataja, et lihtsustada lihtsalt administraatori tööd, aga juhul, kui klassijuhataja seda ei tee, siis seda võib teha administraator või kui kool on kokku leppinud, et see on täielikult administraatori töö, siis seda teeb administraator. Ja siis on vajalikud informatsioonid õppejuhile. On õppetegevuspäevikute kaupa. Saab koostada siis aruande. Ma näitan ka seda aruannet teile ja on siis terve klassi puhul välja toodud kõik päevikud, kes on selle päeviku õpetaja, tundide arvud, kui palju õpilasi, kogu informatsioon, mis on seotud siis selle päevikust tuleneva tööga. Ning viimaseks aruandeks, mis tuleks kokku koguda, on asendused ja seda siis ainult sel juhul, kui kool kasutab e-kooli sees olevat asenduste süsteemi. Ning lähme siis uue õppeaasta juurde, et uus õppeaasta tuleks esimese asjana ära luua koolis, seda sel juhul, et kui peaksite tegema õpilaste liigutamise ära, siis neil õpilastel on kuskile liikuda. Oluline on meeles pidada, et õppeaastate vahele ei jääks auke. Ehk siis, kui õppeaasta hakkab 1. septembris, siis see lõpeb 31. augustiga. Kui kool otsustab, et tahate varem näiteks alustada, siis peate ka vaatama, et alustame näiteks 30. siis augustist ja siis see peab ka lõppema 29. augustiga. Sama kehtib ka kõikide vaheaegadega, et vaheajad ei ole pausid e-kooli süsteemis, vaid kuuluvad mingisuguse perioodi või poolaasta külge. Nii, kui me lähme e-kooli, siis õppeaasta mooduli alt saab luua siis uut õppeaastat. Mõistlik oleks jätkata samamoodi, nagu on siin, et meil on praegu siin hetkel on mul küll uus õppeaasta olemas ilusti, aga 2024, 2025. Nagu me rääkisime, alustame seekord siis 1. septembrist ja lõpetame 31. augustiga. Nii, meie koolis on õppeperioodid. Nii, siin on nüüd siuke vaade. Meil saab teha erinevaid õppeperioodi komplekte. Seda sel juhul, kui klassifikaatorites õppimise korralduse all on määratud siuke asi nagu, et meie kool kasutab kattuvaid perioode. Kui see ei ole sisse lisatud ja sisse lülitatud ning terve kool õpib kõik samasuguste perioodidega, siis seda ei ole vaja sisse lülitada. Praegu ma teen hetkel siis näite teile sellest, kui on erinevad perioodid koolisüsteemis.
Nii, õppeperiood. Ütleme näiteks, et meil on pool aastat. Pool aastates õpib meil esimene klass ja gümnaasium. Meil on esimene periood, mis hakkab meil 1. septembrist. Ja näiteks lõpeb meil 7. jaanuariga. Meil on veel uue periood või meil on pool aastat. Siis meil on teine pool aasta. Siin viimane päev oli 7, siis teine pool aasta hakkab meil 8. jaanuarist. Ja lõpeb meil siis kooli aasta lõpuga ehk siis 31.08.2025. Ning ülejäänud kool õpib meil näiteks perioodides. Esimene periood, see hakkab meil 1. septembrist. Näiteks teeme näiteks 30. novembrini. Tuleb teine periood. Hakkab meil siis 30. novembrist 31. novembri, või see on oktoober. 30. detsembrist. Ning lõpeb siis, ütleme mingi veebruarikuus. 28. veebruar ning kolmas periood hakkab meil siis 1. märtsist. No lõpetame need perioodid ära ja lõpeb siis kooli aasta lõpuga. Võimalik on sisse lülitada ka selle, et kõikidel perioodidel on siis lõpueksam, kui teie koolis see on. Siis tuleb ära salvestada ja sel juhul lisatakse siis uus õppeaasta. Enne seda, kui me kõiki õpilasi liigutama hakkame uude õppeaastasse, tuleks õpilaste puhul siis ära teha otsused. Et kõigepealt siis õpilased, kes ära lähevad teie koolist, ehk siis kõik lahkuvad õpilased ja siis kõik lõpetavad õpilased. Need, kes on juba teinud selle ära siin juulikuus, siis nendel ei ole vaja lõpetajatega tegeleda, aga tasuks need ära teha. Siin tuleb silmas pidada seda, et kui olete midagi kogemata valesti teinud, siis otsuseid muuta ei saa. Ehk siis see järgi tuleks teha nende vigade parandusega otsus. Ehk siis uuesti, kui nendele õpilastele midagi valesti tehtud, siis uuesti näiteks roll anda ning märkida ära siis otsuste lahtrisse, et eelmine otsus oli vigane või on kehtetu. Et kui me läheme nüüd õpilaste juurde, ma lähen siia eelmisesse aastasse. Ja klassi, siin on palju õpilasi. Nii, meil on terve hunnik õpilasi. Me näiteks teame, et teatud õpilased meil lõpetavad. Meil on hetkel 12 klass, peaks kõik lõpetama, aga meil ei lõpeta. Siis tuleks ära teha otsus. Otsuse number, mis kuupäeval otsus vastu on võetud. Ning lõpetajate õpilaste puhul siis tuleb ära märkida õpilased lõpetavad kooli. Ja siis siia tuleks otsus lisada, et lõpetavad. Teada täpsemalt, missugused otsused teil on. Mina panen, et lõpetavad. Salvesta ära. Antud õpilased on ära märgitud. Neid enam siit valida ei saa. Aga vajadusel siis saab rolli tagasi lisada, kui tekib vajadus. Ning siis on lahkuvad õpilased, need on siis need, kes ei ole ära lõpetanud, on näiteks vahetavad kooli, siis käib täpselt samamoodi, tuleb otsuse number, tuleb kuupäev ja õpilane lahkub koolist. Kui on vajadus, näiteks otsused on ennem ära tulnud, et õpilane vahetab näiteks paralleelklassi, siis seda võib teha juba selle aasta sees, aga soovitame ikkagi järgmine aasta selle ära teha, et
et õpilasel statistikad ei muutuks, et oleks võimalikult stabiilsed. Ülejäänud õpilastega on ka võimalik, see on ülejäänud õpilased kas kohe viia üle või vaadata ka üle need, kes siis klassikursus kordama jäävad. Aga muidu õpilastega on, ütleme nüüd siis 10. klassi, viime nad kõik üle. Otsuse number, kuupäev ja vii üle järgmisesse klassi. Siit küsitaksegi kohe, et kas paralleeli muudetakse või mitte, et kui on üksik õpilane, kes paralleeli muudab, siis võib tehagi selle, et valida ainult see üks õpilane, märkida vii üle klassi ja muuta paralleeli. Ja siin küsitakse ka üle näiteks õppekavad osas. See on oluline selles võtmes, kui näiteks on gümnaasiumis erinevad õppesuunad ja mingi õpilane väga suurelt tahab vahetada oma õppesuunda, siis teil on õppekavad suunaliselt näiteks välja ehitatud, siis saab üle viia siis kohe ka teise õppekavasse. Meie praegu õppekava ei muuda, paralleeli ei muuda ja viin siis õpilased üle järgmisesse klassi. Nii, ja no nüüd peaksid olema mul siin ilusti 11. klassis üle toodud. Selle me vaatasime ka ja samamoodi ka, et kui viite üle valesse klassi, siis kõik on tegelikult parandatav, aga lihtsalt tuleb ära märkida siis erinevad otsused, et eelmine otsus on siis kehtetu, sest et kõik need liigutamised, õpilaste liigutamised kuvatakse e-kooli siis otsustes ja ka õpilasraamatus. Õpilaste lisamine. Peamiselt olemasolevate koolidega on tegemist siis näiteks 1. ja 10. klassiga. Et kui me nüüd vaatame õpilaste lisamist, siin juba küll 1. klassi lisatud, siis on 2 viisi, kuidas saab õpilasi lisada. Saab lisada ükshaaval, et näiteks kui teile tuleb uus õpilane kooli ja on vaja lisada 4. klassi, siis on mõistlik see üks õpilane lisada üksikult. Kui aga me räägime täisnimekirjadest, siis on mõistlik kasutada õpilaste importi. Siin on ka meil näidis ja e-kooli help lehel on niisugune juhis nagu õpilaste import. Et siin on täpsemad juhised, kuidas tabeleid luua ja kuidas saada siis kätte XML fail, mida on vaja siis e-kooli importida selleks, et õpilased sisse saada kooli. Tabeli näide on siis selline, olulised kohad on ID-kood, ees- ja perekonnanimi. Ülejäänud tabeli lahtreid on teie otsustada, kas te soovite neid endale kooli lisada või mitte. Kui lisate klassi, siis süsteem teab kohe ära, et millisesse klassi ja millisesse paralleeli tuleks õpilane lisada. Et kui on soov näiteks kõik klassid korraga kooli sisestada. Meie soovitus oleks küll ikkagi klassi haaval teha need dokumendid endale, et siis on hea ülevaade, et näiteks sheet'i nimeks pannagi 1. klass, 1. A-klass. Et see on lihtsam uusi õpilasi näiteks tulevikus lisada. Et kui me räägime impordifailist ise, et kui tulebki näiteks 7 uut õpilast ühte klassi, te lisate sinna samasse tabelisse need 7 õpilast, te võtate selle XML faili, te toote selle e-kooli üle, siis e-kool automaatselt ise lükkab siis need õpilased nimekirjast välja, kes on juba lisatud ja ta näitab ka, et need õpilased on kõik juba lisatud, lisasime need 7 uut juurde. Et nii. Ja oluline, kui me lisame õpilasi siis õppeaastasse, see on oluline kindlasti ära märkida, missuguse õppekava alla te need lisate. Et kui me läheme jälle e-kooli tagasi ja valime siin need klassid, et kuna see tabel ei arvesta õppekavadega, siis selles osas peate olema nagu kindel, et kui lisategi mitu klassi korraga, et nad oleks ikkagi kõik ühe õppekava all. Et õppekavad on meil siin algkool, gümnaasium, põhikool, üritused, väline õppekava, need on õppekavad.
aga kui peaksite valesti panema, ei ole hullu, on võimalik parandada. Nii, nagu ma ennist rääkisin, oli see, et õppekavu ja klassifikaatoreid väga muutma ei pea, aga need tasuks kindlasti e-koolis üle vaadata, et noh, otsused võivad muutuda, kuidas kool mingeid tegevusi koolis teeb. Tasuks üle vaadata kõik oma hindeskeemid, kas on mingid hinded enam ei ole enam teil aktiivsed, olete ära vahetanud mingid koodid, mida te kasutate. Vaadata kindlasti üle puudumiste tüübid, et äkki see aasta kasutasite hästi palju põhjusega puudumist ja selgitust, et õpilane käis kooli esindamas, et võib-olla tasuks luua hoopis uus puudumise tüüp, mis ongi kooli esindamine. Kas teil on tulnud uusi valikaineid näiteks gümnaasiumisse, siis need tasuks ka siia ainete alla ära lisada. Õppimise korraldus väga ei ole muutunud ja teised ka ei ole nii väga olulised, mida peaksite iga-aastaselt üle vaatama, aga alati tasub. Ning siis vaadata ka korra pilgu peale visata õppekavasse. Kui me rääkisimegi, et uued valikained on, siis tasuks need siia juurde lisada, et oleks võimalik siis päevikutega ühendust luua. Sildid. E-koolis on 3 sorti süsteemsed silte on sugu, klass ja paralleelid. Need on kogu aeg olemas, neid eraldi looma ei pea. Tasuks üle vaadata need asud siin nimekirjad all, oma koolis juba loodud silte. Kas siis on? Et koolis loodud erinevaid silte, et näiteks siin meie koolis on kunstiring, näitering ja rahvatants loodud erinevate õpilastega. Saab luua ka näiteks erinevaid keelegruppe, mis võivad koosneda kõigist 10. klassidest, aga grupid on näiteks loodud õpilaste tasemete järgi. Neid on hea kasutada siis, kui me hakkame looma päevikuid ja on vaja õpilasi päevikutesse lisada. Uute siltide lisamine on väga lihtne. Võetud plussmärki, lisad sildi, teeme ühe inglise keele grupi veel juurde. Siis ta küsib teilt kohe liikmete lisamist, saate valida klassi, paralleeli hetkel ei vali, mul ei ole kedagi enam. Pole õppeaasta selle pärast. Ja saate valida siis need õpilased, kes antud gruppi siis liituvad. Näiteks ütleme, et kõik need liituvad. Ja ongi grupp lihtsalt toodud. Kui on juba mingi vanem grupp, siis saab alati liikmeid lihtsalt lisada. Õppeaasta. Kas või 6. klassis lisada 12. klassile otsa. Ja ka õpilasi lihtsalt eemaldada, lihtsalt ära kustutada. Ja kui antud grupp ei ole või antud silt ei ole enam vajalik, siis tasub lihtsalt ära arhiveerida, siis teile enam seda ei kuvata. Nii, räägime personali kutsumisest. Personali saavad administraatorid kutsuda samamoodi siit nimekirja alt. Kui me räägime lihtsalt personaliliikmetest, näiteks õpetajatest, siis saab neid lisada e-maili teel. Kui on teil rohkem õpetajaid, keda lisada, siis komaga saab ära eraldada ja lisada järjest siis kõik e-mailid. Miks meil on e-mailidega on see, et kõikidel uutel õpetajatel ei ole võib-olla e-kooli kontosi ja sel juhul saavad nad e-maili endale, kus on ka link, mis viib siis ennast õpetajad siis e-kooli kontot looma. Need, kellel on kontod olemas, tuleb siia taotluste alla siis see küsimus, et kas soovite kooliga liituda ja õpetaja saab siis märkida jah või ei. Mul hetkel siin ei ole ühtegi õpetaja taotlust. Et siia alla neile tulevad, nad saavad sinna vastu võtta ja selle järel toimub siis e-koolis refresh ja õpetaja saab siis endale uue rolli. Ta tahab täpsemalt esialgu küll personali rolli ja
õpetaja roll läheb külge siis, kui ta on esimese päevikuga ära ühendatud. Samamoodi siin nimekirjade alt saab kutsuda administraatoreid ja administraatorite kutsumine käib nimeliselt, et kui ma näiteks kutsusin Karenit, siis süsteem otsib kohe üles konto, mis on antud nimega seotud. Kui peaks juhtuma, et mõnel kutsutaval administraatoril on mitu kontot, siis oleks mõistlik paluda administraatoril näiteks ühele nimele juurde lisada täpsemalt võib-olla sellele, mida te üritate siis kutsuda, et teha vahet erinevatel kontodel. Palju minu kontos jah. Näiteks mul ongi juba 2 kontot, et ma ei tee neile kuidagi vahet. Ja administraatori puhul peab olema konto loodud, ei saa kutsuda emaili kaudu ja samamoodi taotlus tuleb üles siia öökulli kõrvale. Nii, kui me räägime nüüd juba varematest inimestest, siis personali rolle saab täpselt siit samast kohast ilusti muuta. Et kõigile õpetajatele tuleb uue aasta puhul siis, kõigile klassijuhatajad tuleb uue aasta puhul siis klassijuhataja rollid uuesti lisada. Ja rolli lisamine käib lihtsalt siit ja saate siis valida täpsemalt, missugust rolli soovite panna. Mina panen hetkel klassijuhataja, määran ära, mis klass ja mis paralleel näiteks ja lihtsalt kinnitada ära. Kui on veel aktiivne õppeaasta, siis tasub lihtsalt võtta siit see uus õppeaasta ja saab need rollid juba ette ära teha. Et ei pea ootama uue õppeaasta algust. Teine koht, kus saab rolle muuta, on siit samast galeriist. Valite õpetaja, tema profiili ja rollid sildid, siis tegelikult siit alt saab ka seda teha. Aga kui on vaja mitut rolli korraga muuta, siis on mõistlikum sealt nimekirjade alt seda teha. Et saab kõikidele õpetajatele lihtsamini ligi. Ja kindlasti vaadake siis need rollid ilusti üle, et kõigil õpetajatele oleks oma klassid klassijuhatamiseks olemas. Võib-olla mõni õpetaja on otsustanud koolist ära minna, siis saab seda ka siit teha, et eemaldada kooli personali hulgast. Või siis on näiteks administraatori õigused muutunud, siis saab ka siit administraatori õigused ära lõpetada. Nii, päevikud. Päevikute osas on see, et kes koolis loob päevikuid. Koolil on võimalik ära sisse lülitada selle, et kõiki päevikuid näiteks loob hoopis õpetaja ise. Siin on kohe vaatame selle üle. Et nagu näha, siis siin Kassisaba koolis õpetajad saavad ise endale päevikuid luua. Selle saab siis sisse lülitada siit näite info alt. Õpetaja saab lisada ja muuta oma päevikuid. Mõni kool on võib-olla otsustanud, et administraator loob kõik päevikud ja lisab kõik õpilased endale päevikusse. Õpetajatele päevikusse. Päevikuid luuakse õppeaasta alt, aga on ka selline väike tegevus nagu kloonimine. Võtan siit hoopis Sansu kooli. Aasta. Selleks, et kõiki päevikuid kloonida, on vaja päevikud kõigepealt lukku keerata. Et kui ma teen siit keeran nüüd paar tükki lukust lahti, siis administraatorina tekib siia alla selline koht, kus saab need päevikud automaatselt kõik korraga lukku panna, kui peaksid olema lukust lahti. Siin peab aga silmas pidama seda, et kui päevik läheb lukku, siis õpetajal ei ole enam ligipääsu, ehk siis peab olema kindel, et kõik õppetegevus antud päevikutega on lõppenud. Siis menüü alt on nupp klooni lukustatud päevikud. Automaatselt siis viiakse kõik need loodud päevikud üle järgmisesse õppeaastasse. Miks see on kasulik? See on kasulik sellepärast näiteks, kui ma, siin teises koolis oli veel kõik lahti, on kasulik selles osas, kui peaks olema seotud päevik siltidega. See tähendab seda, et kui ma viin sildiga 6. klassi sildiga viin päevikud üle järgmisesse aastasse, siis see silt läheb ka kaasa. Ehk siis automaatselt lisatakse kõik 6. klassi õpilased üle siis järgmisesse õppeaastasse. Tähendab, päevik täidetakse 6. klassi õpilastega. Kui administraatorid loovad, siis nendel on võimalik lisada siis siltidega õpilasi päevikusse. Peakski olema
Järgmine teema. Päevikuid saab kustutada ainult sel juhul, kui päevikuga ei ole seotud õpilasi ja päevikutes ei ole lisatud hindeid. Ehk siis, kui hädaolukorras on tõesti vaja mõnda päevikut kustutada, seda hädaolukorras, siis tuleks kõik hinded esialgu päevikust kõik ära eemaldada ja õpilased ära eemaldada. Ja päeviku kustutamine, et kui olete näiteks hakanud looma päevikud ja olete mõne päeviku kogemata valesti loonud või aru saanud, et see ei ole selle aasta päeviki, siis seda saab siit muuda alt teha ja ära kustutada. Päevikute enda lisamine, kui tahate uut päevikut lisada, on väga lihtne. Ei, see ei ole päevik. Plussmärgi alt. Siis saab päeviku nimetus. Meie soovitus on alati lisada ka klassi number päeviku juurde. Siis administraatori või koolijuhil on lihtsam ülevaade sellest, mis päevikuga, mis õpilased seotud on. Määrata ära, kas tegemist on ainepäevikuga või huviringi päevikuga. Anda õiguse siit õpetajatel lisada päevikutes õpilased. Võimalus ongi, et administraator loob kõik päevikud, aga õpetajad lisavad ise kõik õpilased. Kas päevikus on lubatud individuaalsed tunnid ja grupitunnid ning see lisa eelregistreerinud õpilased on seotud meie vana kursuste mooduliga ja uue kursuste mooduli õpilaste lisamised toimuksid siis päeviku seest ise. Tuleb valida siis õppekava, tuleb valida konkreetne kursus, kui meil on matemaatika 12 klass, siis meil on siin matemaatika 12 klass on olemas, see on kursusega ja määran ära kohe õpetaja, kes sellega seotud on. Lisaan Kareni näiteks siia ja määrata õpetaja koormus. Kui on teada, kes konkreetselt õpetaja Karenit asendab, siis selle saab ka siia kohe juurde lisada ja määratada siis asendusõpetajaks. Ja lihtsalt ära salvestada. Siis, kui tahangi siltidega õpilasi juurde lisada, siis valin siit näiteks 12. klassi. Võtame siit otsime eksternaalõpilasi ja alati tuleb siis salvestada liikmed. Kui ma seda nuppu ei vajuta ja näiteks lähen siit korraks välja, siis ta ei võta arvesse neid silte, et tuleb salvestada. Kui peaks juhtuma, et näiteks mul on vaja siia ühte õpilast juurde, kes ei ole 12. klassis ega eksternaalklassis, siis saan siit juurde noppida siis õpilasi, et näiteks 12. klassist. Kaspar tahab ka hoopis siin matemaatikagrupis olla, siis ma saan ta siit lisada. Kui ta peaks otsustama või kool peaks otsustama, et ta enam ei kuulu sellesse päevikusse, siis siit saab selle õpetaja kuuluvust teha ja seda ka siis peab üle vaatama, et kõik hinded tuleks siis üle tuua. Kui õpilane peaks haigestuma pikaemaks ajaks, siis saab teda muuta eemal viibivaks. Ehk siis teda enam aktiivsete õpilaste nimekirjas päevikus õpetajale ei kuvata, vaid on mitteaktiivsete õpilaste all. Ja kui õpilane tagasi tuleb, siis saab teda tagasi aktiivseks muuta. Et kui ongi olukord, et administraator peaks kõik päevikud looma ja kõik õpilased lisama, siis on mõistlik kasutada neid erinevaid silte. Siin on ka need sildid, mis me vaatasime seal gruppide juures, et näiteks kui on näiteks vaja näiteringi õpilased kõik üles leida, siis saabki selle sildi abil nad leida ja lisada lihtsalt päevikusse. Ja see on mõistlik siis, kui te peategi kõik ise tegema, siis kloonimisega on lihtsam üle viia siis järgmisesse aastasse kõik päevikud, et ei peaks tegema iga aasta hullult käsitööd. Kui me räägime õpetaja osast, kuidas õpetaja lisab päeviku, siis tehniliselt on samasugune, natuke teistsuguse vaatega, aga samamoodi tuleb päevikusse lisada päeviku nimetus, teeme selle 10. klass, tegemist on ainepäevikuga, individuaalsed tunnid on lubatud, gümnaasium, kas meil üldse muusikat siin on? Muusika. Ja õpetaja lihtsalt salvestab päeviku ära. Päevik on esialgu siis õpilastest tühi ja päevikusse õpilaste lisamine käib siit alt. Oli 10. klass meil, otsin kõik õpilased üles.
vanin kõik ja lisan siit päevikusse õpilased. Ja see nupp on siis seotud mooduliga õpilase valikud õppekavas. Praegu hetkel ühtegi ei ole seotud, ehk siis õpilasi ei näidata. Siltidega vaatasime üle. Ja viimaseks asjaks on siis õpilaste taotluste ja lapsevanemate taotluste ülevaatamine. Taotlused tulevad teile siia ülesse. Õpilaste taotluste puhul on lihtsam üle vaadata seda, et kas andmed lähevad kokku. Kus mul oli et saab üle vaadata, et õpilaste hinded ja isikukoodid klapiksid. Saate valida ära, et millist moodi soovite õpilase nime kuvada koolis, sest et vahest võib olla, et õpilane ise kirjutab oma nime teisiti e-kooli süsteemis, aga teie tahate, et kõik oleks samamoodi. Milles osas tuleb kindel olla, on lapsevanemate taotlused. Meie täpsemalt infot ei tea, kuid meie poole pöörduvad lapsevanemad, kes soovivad, et teisel vanemal ei oleks õigus e-kooli näha. See ei ole meie otsustada, see on teie otsustada kooli poolt. Ehk siis, kui peaks tõesti olema mingisugune hooldusõiguse küsimus, siis palun vaadake kindlalt üle, sest et need lapsevanemad me ikkagi suuname kooli juurde tagasi, sest meie neid otsuseid vastu võtta ei saa, et kellele me saame näidata õigusi lapse õppeinfole. Aga siinjuures mina lõpetan. Aitäh, kõne võib lõpetada.